Tere, mina olen Anneli, Vella Professionals koolitaja ja tänase minikoolituse teemaks on uute Color Fresh Create maskide tutvustus. Mida need maskid siis teevad ja kellele nad on mõeldud ja mida nad sisaldavad, sellest näete ja kuulete kohe järgnevalt. Color Fresh Create toonivad maskid, neid on kokku 10. Ja nagu näete, minu kõrval siin, nad on kõik siia pandud. 7 nendest on loomulikumate toonidega ja 3 intensiivsematega. Loomulikud maskitoonid võiks olla mõeldud pigem neile, kes on juba värvitud juustega ja tahaksid oma värvitooni säilitada, nii et värv ei kuluks liiga kiiresti maha. Ja need, kes tahaksid julgemaid muudatusi ja kelle juuksed võiksid olla pigem heledamad, nendele võiks olla intensiivsemad toonid ja nendega on need muudatused suuremad. Maski võib kasutada kas pestud, kergelt niisketel juustel, kasutada võiks kindaid, eriti kui toonid on intensiivsemad, ja maski tuleb kanda salkude kaupa ning kindlasti juuksed hoolikalt läbi kammida. Kui on intensiivsete toonidega tegemist ja soovitakse hästi kirgast tooni, siis võib maski tegelikult peale kanda ka kuivadele juustele, lihtsalt peab olema hoolikas, et maski siis igale poole jätkuks ja tuleks vältida otse peanahale maski kandmist, sest tegemist on otse toimivate värvipigmentidega ja neid hakkavad ka nahale külge. Peale seda, kui on 10 minutit maski hoitud, tuleks lihtsalt juuksed veega korralikult puhtaks loputada. Kuna need maskid on mõeldud eelkõige kodus kasutamiseks, siis kindlasti küsitakse, et kui kaua nad püsivad. Loomulikumad toonid püsivad kuni 4 pesu ja intensiivsemad kuni 8 pesu. Vaatame siis täpsemalt, mis on iga maski sees ja milliste juuste jaoks see võiks sobida. Kõigepealt Pure Blond, see on hele lilla mask ja sobib suurepäraselt kollaka tooni varjamiseks, nii et kõikidele heledatele blondidele, kes tahavad, et nende toon oleks jahe. Siis järgnev on Lilac Frost ja siin on roosakat pigmenti natuke enam ja sobib ta väga hästi värskendamiseks peale värvimist selliste värvinumbritega nagu 69, 96, 16. Need on hallikad, lillakad toonid. Ja ka pigem heledatele juustele, sest et tumedamad kui 8 tumedusaste ei ole seda tooni enam väga hästi näha. Sealt edasi on kuldne toon, Golden Gloss, ja see on ka väga sümpaatne beežikas kuldne toon ja sellega võiks värskendada kõiki kuldsete alatoonidega juuksevärve, kas siis beežikad, pruunikad, kuldsed. Sealt edasi Caramel Glaze ja siin on tooni pisut enam ja sobib ka pigem selliste keskmiste ja heledamate pruunide juuste värskendamiseks ja tumedamatel kui 6 tumedusaste ei ole seda tooni enam väga hästi näha. Sealt edasi on intensiivsem toon, Copper Glow ja see on väga kaunis oranžikas toon ja kõikide selliste soojade punaste toonide värskendamiseks sobib see. Ja tumedamal kui 5 ei ole väga hästi enam tooni näha. Näha on ka, et kõikides nendes maskides on sellised pisikesed läikepigmentid, need annavad juustele sillerdust ja väga ilusat läiget. Edasi on šokolaaditoon ja nagu nimigi ütleb, siis erinevatele pruunidele, erineva alatooniga pruunidele sobib see toon värskendamiseks. Ja ta annab üsna jõuliselt ka tumedust juurde, nii et sellega saab hästi ühtlustada erinevaid pruuniks värvitud juukseid. Ja tumedamad kui 4 siis ka kindlasti läige tuleb ilus juustele,
aga otseselt seda tooni enam nii selgelt näha ei ole. Ja viimane nendest pigem loomulikest toonidest on Rose Blaze, mis on imekaunis, mahe meeldiv roosakas toon ja sellega võiks värskendada siis kõiki nii lillakaid, roosakaid kui ka mahagoni tooni juukseid ja tumedusaste 5 võiks olla siis võib-olla kõige tumedam, tumetamatel enam väga hästi jälle näha ei ole. Kui aga näiteks on juustes mõned kohad on heledamad ja osa juustest on tumedamad, siis muidugi heledatel kohtadel on tooni paremini näha. Ja nüüd veel intensiivsed 3 tooni. Kõigepealt punane. Punasega võib värskendada kas punaseks värvitud juukseid või kui kellelgi on heledad juuksed ja ta soovib sellist hästi intensiivset punast, siis loomulikult see toon sobib. Ja kui näiteks mõjuaega lühendada, siis ka tooni intensiivsus väheneb. Järgmine on sinine ja see on selline väga ilus puhas sinine toon ja ta pesudega kulub pastellsemaks, aga see toon säilib. Ja muidugi sinine võiks olla kasutatud ainult nendel juustel, mis on tõesti puhtad, valged, heledad. Sest et kõik muud lisatoonid võivad seda lõpptulemust natuke mõjutada, eriti kui toon hakkab juba maha kuluma. Ja viimane on piparmünditoon, mint, ja see sobiks ka hästi heledatele, ühtlastele juustele. Klientidele kaasa soovitamiseks on olemas brošüürid, kus sees on kogu vajalik informatsioon ja selle abil saab igaüks leida endale sobiva juukse tooni.